Järgmine uskumus on, et tahan lihtsalt ära elada ja mitte rikkaks saada. Ja ma ei usu, et keegi jällegi seda niimoodi sõnastab või teadlikult selle valiku teinud on, aga see võib tekkida jälle alateadvuses selline soov, et ma tahan lihtsalt rahus elada, ärge häirige mind, ärge ajage mulle mingisuguseid, ma ei tea, käpse pähe ja pealegi kõik rikkad on pätid ja mina ei taha pätt olla, ma ei taha halb inimene olla. Ja seega laske mul lihtsalt rahus ära elada ja võtke need rikkad, võtke need pätid lõpuks alati kinni, pange nad kuhugi kindlasse kohta. Ja see programm või see mõtteviis tundub, et jookseb päris paljude inimeste peades, eriti kui vaadata mingisuguseid kommentaariumeid, kas siis Delfis, Postimehes või ka Facebookis, siis kui mõned rikkal inimesel läheb nagu midagi hästi või halvasti, siis need kommentaarid on päris paljud hakkavad kohe pihta sellest, et kindlasti on ta mingisugune pätt, kindlasti on ta mingi kurjategija ja mina olen ikka aus inimene ja tahan rahus ära elada. Aga see sama uskumine nagu takistab sul endal ka siis jõukuse kogumist, sellepärast et kui see tekib mingisugune hulk raha ja sul on selline uskumus kusagil alateadvuses, siis sa püüad sellest rahast vabaneda, püüad selle jälle ära kulutada, püüad sellest ära jagada, mida iganes teha, et siis mitte rikkaks saada või kui sa saad ikkagi rikkaks kuidagi, siis ei julge sellest kellelegi rääkida, sellepärast et sa arvad, et siin kohe samastatakse siis selle mõtteviisiga, et rikkad on pätid ja halvad ja nii edasi. Ja kindlasti see nii ei ole ja mina seda ei usu. Need rikkad ja jõukad inimesed, keda mina tunnen, on kõik väga sõbralikud, abivalmis, tegelevad vähem või rohkem ka heategevuse õpetamisega. Et samas ma ei saa öelda, et ka vaesed inimesed niisugust asjadega nagu ei tee, aga need rikkamad või jõukavad inimesed suudavad siis suuremaid summasid panustada ja aidata erinevaid heategevuse asju või ka siis muid vajalikke asju ellu viia. Ja mida aega edasi läid, sa rohkem ise ka toetanud näiteks majandushariduse andmist Eestimaa koolides läbi Junior Achievementi sihtasutuse. Nii et ma ei taha, mina kindlasti ei taha mitte lihtsalt ära elada, vaid ma tahagi rikkaks saada ja esimene etapp ehk jõukaks saamine on mul käes, aga rikkuseni on veel päris pikk maa. Aga mulle meeldib see mäng ja ma tahan selle mängu reeglid õppida ja ma tahan neid reeglite järgi liikudes jõuda ükspäev selle rikkuseni. Aga nii palju siis sellest uskumusest ja kohtume järgmise uskumuse juures järgmises videos.